Tõrva noortevolikogu viis koostöös Tõrva avatud noortekeskuse ning Eesti Noorteühenduste Liiduga novembrikuus läbi alkoholi ja mõnuainete temaatilise konverentsi. Konverentsil rääkisid esinejad õpilastele, kui kahjulikud on tegelikult alkohol, kanep ning muud mõnuained. Noorte ette astusid näitleja Silver Kaljula, bändi Lala Ladies laulja Keiti Uibomägi, politseist Marina Padar ning kliiniline psühholoog Anna Haasmaa. 27. novembril korraldati aga aktsioon Tõrva kesklinnas, mille käigus said kõik soovijad proovida takistusraja läbimist alkoprillidega. Alkoprillid tekitavad kandjal joobes seisundi tunde ning segavad koordinatsiooni, vahemaade hindamist ning tasakaalu. Takistusraja läbijad said aimu, mis tunne on tegelikult joobes olemine ning kui ohtlik on see nii endale kui ka teistele. With the woes of sin and strife, the world has suffered long. Beneath the angels strain have rolled 2000 years of wrong. Lisaks jagasid noored ka tänaval flaiereid ning õppematerjale, millel olev info murrab tuntuid müüte mõnuainete kohta ning kus saab infot näiteks ka narkojoobe äratundmiseks. Idee tuli tegelikult elust enesest, kuna me oleme noortekeskusega täheldanud seda, et alkoholi tarbimine Tõrvas on noorte seas kasvanud ja eriti hull seis on kanepi tarbimisega. Et sellepärast me siis noortevolikogu ja noortekeskus ühendasid oma jõud, et teha midagi koos selle jaoks, et natukenegi noorte seas teadlikkust tõsta. No näiteks üks väga huvitav fakt on see, et Eesti 11–15-aastased noored on alkoholi tarbimisel Euroopas 3.–4. kohal, ehk siis väga-väga kõrgel ja me räägime 11–15-aastastest noortest. Päriselus ongi reaalselt niimoodi, et kui sa oled joobes, siis sellises seisus lihtsalt õnnetused tekivad, ehk siis kui me suutsime vähemalt paarigi noort panna mõtlema sellele, et see nädalavahetus ma jätan selle alkoholi tarbimata, siis meie aktsioon on igati korda läinud. Alkoholi tarbimine mõjub noorele väga halvasti, et kuna ta on veel eriti arenev organism, siis nendele mõjub eriti võrreldes täiskasvanutega. Et 15, 16 kuni 25 on selline iga, kus toimub organismi areng, närvisüsteemid kõik arenevad välja ja see põhjustab väga igasuguste asjade halba arengut. Lapsed peavad olema julged rääkima sellel teemal ja näitama, et nemad hoolivad. Et see, et sa küsid, see ei tee sind ebapopulaarseks või halvaks emaks või halvaks isaks. Et halvem on see, kui sa ei hooli sellest, et sa ei uuri sellel teemal, sa ei räägi sellel teemal, et see on nagu tabu teema. Ja samas ka ise ei tohi eeskuju näidata, et kui sina kõrval jood, siis ei saa öelda lapsele ära tee, sina ju teed, et sina oled lapse suurim eeskuju.